Ilusat pühapäeva või noh, meil on vähemalt siin praegu 15 veebruar, kell hakkab saama 12, eile oli siis ju 14 veebruar sõbrapäev, nii et takka järgi kõigile veel kord seda. Meil oli ka terve päev perekondlikke tegevusi täis hilisõhtuni välja, et läks väga vahvalt. Ja mis siis siin vahepeal on? No ütleme, et igasugused asjapulgad, no näete, siin on üks suur seadeldis ka nii-öelda katsetusel juba tehnilisel kontrollil. Ja mis siis muud ikka, et ka praegu ongi plaan preili loodusesse viia, sest mis on kõige hullem asi, mida lapseootel naise puhul nagu juhtuda võib, on see, et ta jääb haigeks või veel hullem on see, et ta jääb terveks päevaks diivani peal istuma. Et see on nüüd see kõige hullem asi. Eriti kui on seal juba üle 8 kuu tiksumas, lihased vajavad sellist mõõdukat toonust, mõõdukat sellist liigutamist, et nad oleksid õigel hetkel igati valmis ja kogu keha vajab. Ma liigutan siis kogu keha. Aha, rätsepõistes jooga asendis sen buda munkade moodi liigutamine, see vist väga efektiivne ei ole. Aga ei, mõte ongi tegelikult minna lihtsalt loodusesse, võtan oma telgi ja ahju kõik kaasa, et saab natuke mõnusalt istuda ööseks ja jää ilm läks selliseks, et hommikul oli küll -20 ja madalam, aga praegu on juba seal vasti -11 ja -10 nii edasi, et saab paar tundi looduses käia olla, natuke liigutada, natuke soojas istuda, nautida seda. Preil ise siin just rääkiski, et ta ei ole nüüd, ma ei tea, novembrikuust alates telgi alla sattunud. Millal me tegime seda suppi seal? See oli vist veidi hiljem või? Jah, kuid ma ei mäleta, kas, jumal jaa. Ühesõnaga, võib-olla oli peale novembrit. Fakt on see, et paar kuud ei ole saanud, jah. No vot, et siis ta jagas mulle, et võiks teha sellise päevase käigu, et täna ilus ilm ka. Päike paistis vähemalt, paistab varsti jälle. Enne paistis, jah. No vot siis, siin on meil üks mäng pooleli. Mis siin on? See on see, näete, Adventure Games Discover the Story. Väga huvitav. Aina laieneb siin. Aga noh, peaaegu saab läbi mängitud, see on 3 osaga. Ja no, vot, ega ma siin üritangi, mul on mingised asjad auto peal olemas, sest käisingi sõber Aldoga siin natuke aega tagasi ka telkimas, et tegin ka sellest video. Kuigi jah, see nüüd ausalt siis kõigile teile näha ei olegi. Noh, siin saigi tehtud see liikmetele või nendel toetajaliikmetele. Toetajaliikmeks muidugi on teil kõigil võimalik saada, see midagi 10 nahka ei koori ja selline 3-eurone panus kuus, noh, mis see siis on, noh, kes käib tanklas kohvi ostmas, siis kohvi hind on ju. Aga jah, et siis käisime Aldoga telkimas ja tema siis magas RMK selle lõkkeplatsi, minu jah, sellise varjualune selle laua peal. Et lõkkekoha varjualuse laua peal magas ja noh, eks siis seal videos näeb ja kuuleb, kuidas tal läks ja mina ka siis telkisin, olime tipitelgiga ka kõrval seal nii-öelda, siis seal saime siis koos natukene juttu ajada ja toimetada, et vot sinna sai üks selline videokene, aga ega siin midagi, et siis üritan vaadata, mis siin toast veel ära pakkida võiks ja siis vast lähmegi loodusesse. Jah, mina ise olen nüüd kogunud igasugu huvitavat varustust, et see on tegelikult mingisugune Soomes tehtud selline, noh, ma ei mäleta, mis materjal see on, puuvillane, villast, ei ole enam seda märki peale, on seelike selline, aga noh, seelikuna teda mitte ei kasuta enam, vaid seda on hea panna siis nagu tooli peale, et on ta siis nagu lisasoojenduseks. Et selline hea, et alt teisel pool on nahk, selline niiskuskindlam ja alumine osa on soojem. Et näed, preilile siis hea istumise alla. Aga jah, ega
teeme sellise kiire ehine ka, et noh, kasutamegi selliseid häid kotikesi, krõpsukesed, et siis lihtsalt siin mis me siin kaasa võtame. Preili ütles, et ta soovib vahelduseks taimsetele ja muudele sellistele toitudele midagi lihtsamat süüa. Noh, siin on nüüd meil keedetud munad, mis üle on jäänud eilsest ja kartul kooritud ja lähebki kõrvale praeme viinerit ja sibulat ja siis natuke vett kaasa, siis siin pommes, frites, heints, natuke õli, maitsained ja võt niimoodi. Ja mis mina siis siin teen, ma panengi endale need kõik asjad siia suuremasse seljakotti väliköögiga ja ei hakka täna seal käsisaega saagima, et üle pikka aja kasutan seda ka. Tahab ka saada ju talvel koormust ja ka nii ongi, võtan kuivi puid keldrist kaasa natuke ja saabki sellise operatiivsemalt olla. Ja päike tuli ka vahepeal jälle välja. No võt, Nurmenukku teed võtad kaasa? Jah. Okei, teed sinna termosesse, jah? Jah, okei. Väike energia laks ka anda, aga ainult üks, enne kui õue lähme. Ma olen ümmarkus ja olen juba saanud. Väikega, jah. Me sööme siin neid šokolaade ja piparkooke veel jõuludest senimaani ja veel edasigi. Meil on siin omad päevanormid. Nii, aga asi hakkab siin ilmet võtma, aga mul põhiasjad on siin kotis pakitud. Saak tuleb ka kaasa. Reili on ka enam-vähem valmis juba. Aitan tal jalanõud jalga veel ja siis lähemegi õue ja paneme auto sooja ja siis natuke veel midagi keldrist ja siis läheme Elva ürgorgu. Vist seal Elva spordibaasis on vist mitte tantsupidu, vaid spordipidu. No igastahes ei ole me siin täna päris üksinda metsa all. Et siin kuskil natuke eemal ikka lendasid kettad ja... Ei, seal on suusatamine, ma arvan. Ja me oleme metsa all üksi, aga lihtsalt nad teevad nii palju lärmi seal umbes 10 kilomeetri kaugus või 5 kilomeetri, 5-6. 5-6, jah. Ja seetõttu oleme metsa all täitsa üksi, et üks auto on, aga siin kedagi ei liigu. Igatahes me tulime oma lemmikplatsile või öelda, üks lemmikplatsides siin Illi telkimisalad seal samas metsa all, et seal on hea meil lihtsalt oma nodiga ja kelguga ja saega natukene olla. Mina sätingi sinna selle telkla valmis ja nii edasi. Preili saab siin lihtsalt jalutada ja tehagi seda, mida lapseootel naine metsas tegema peab, jalutama ja värsket õhku hingama ja puusaringe tegema ja... Ma olen mängin discgolfi seal natuke nendega. Ja discgolfi mängima ja minema veel suusatama ja veel võistlema on ju ja... Eriti kuna ta pole kunagi harjutanud seda. Jah. Parim aeg. Uut asjadega tuleb ikka alustada ju. Ära anna halba nõu. Meil on liiga palju vaatajaid siin. Potentsiaalseid järgmisi lapsevanemaid ja on juba lapsevanemaid. Kindlasti me vaatate sellest palju ja ei tasu. Ühed muigavad ja teised kuulavad suu lahti. Ühe sõnaga. Okei, tegelikult uute hobidega väga palju sportlike hobidega ei tohi. Saan oma kelkkorra kasutada ja mõned asjad tulevad veel siit ülevad katusepoksist ja ongi paigas. No ja siis mina olen ka kiibistatud need. Jah, me oleme mikrofonistatud ka. Teeme siis natukene jälle kvaliteetsemalt. Enne kui hakkan telki panema, on tark mul aku ära kasutada. Väljas on ikkagi -10 kraadi umbes. Saen lihtsalt need pooleks ja siis kirvega veel ja ongi head ahjupuud. Ega siin muud midagi. Sellised jämedamad siis veel natukene peenemaks ja puud tehtud. Ja niimoodi kelguga siia allapoole vedada, et Preili läks natuke jalutama. Mina siis panen selle telgi püsti
teemegi siin operatiivsemalt trenni, ergi mina, et siis ei moluta, kell on juba 2, et siis saab natuke olla ka. Ja noh, mis siin ikka, panen üles ja siis vaatame edasi. Vaat nii, ega eks ma siis üritan ju alati ka siin tempot tõsta või nii-öelda seda ülespaneku aega lühendada ka talvel. See on selline hea harjutamine ja nüüd noh, usun, mul oleks päris hästi ja kõiki asju teadlikult ei hakanud kinnitama, sest mütsi ma ei hakanud panema sinna konksudesse, sest nagunii mööseks jää, tuult ei ole, varsti võtan mütsi ära, et ei ole teda niimoodi vaja veel kinnitada ja olen siis oma selle korstna ka lühemaks ikkagi teinud, jätnud ja kõik mahuks siia ära, mitte suurde tomatiturbakotti koos veel, ma ei tea, lisa 3-4 meetriga. Et see kõik on mul ka keldris. Siin on teatud kogus, nii palju kui vaja ja täpselt, ega siis midagi. Panen ahju ka ära, seda te olete juba näinud siin jaanuarikuu videos, viimane video nägite küll. Kes pole näinud, vaadake jaanuarikuu esimene video, kus ma seal kelgu ja telgiga ka metsas ööbisin. Ohoo, sportlane tuleb tagasi. No, käisid ära vaatamas, jah, mis seal toimub ja ma panen sulle kohe mikrofoni ka sisse, siis sa saad kõnevõime. Nüüd kõnevõime tuli. Tuli, jah? Jah. No ma käisin võistlemas, jah. Kuidas läks? Ma ei olnud vaata harjutanud, et noh, mis sa sealt ikka ootad? Sa tegid 10 võistlust või 3 võistlust või mis sa Ei, ära jõudsid? No üksikala oli seal. Mis see oli siis? Vahet on. Oli midagi. Tegid midagi? Midagi ma tegin. Okei. No ma tegin ka, ma valmistun siin telgi ülesseadmise meistrivõistlusteks, kui need kuskil toimuvad ja kui juhuslikult kutse saan, siis ma olen valmis. Otsin praegu ühte jubinat, võib-olla leian. See jubin on mul klaas? Jaa, klaas. Eelmine kord ta sai natukene eraldi pandud, aga... Miks sa ta eraldi panid? Sest ma olin selline. Vot nii, selle aluse siis saab tagumiku alla ja soojem. Sinna veel saab pepuka veel peale panna, kui tahte. No vot, õnneks tuult ei ole ja ahi juba kööb. Kütta mul ainult kuiva puud praegu ongi. Tavaliselt ei ole mul sellist asja. Ja kuidas ma nüüd sinna tooli lähen? No ikka kuidagi lähed. Need siis saab kohe posti liigutada ja ohti. No need. Supib. Mina siis arutan ikka juba selle lihtsama tooliga, et ega varsti ka asjad ei pruugi kõik ära mahtud autosse, peame seda Tetrise mängu hästi õppima ja siis ma õpin ka seda tooli rohkem kasutama. Võtab vähem ruumi. No ega see pikema seljatoega ka palju rohkem ei võta ruumi ju. No ikka lõpuks, kui kõik vaatad, liidad kokku, need kõik kokku hoiud, siis saad ikka päris palju. Väiksest asjast võib tekkida väga palju. Mis siis nüüd? No näed, siin on meil see väike kotikene. Reili siin kooris kartulit. Siin on paar keedumuna nagu ennist. Ja ega noh, lähebki värske kartul õliga panni peale. Natuke suurem pann seekord. Ja juba keedad vett. Ja väike tee ka kõrvale. Lõike lauda mul ei ole, ma panen siit lihtsalt niimoodi. Ajad teistele söögiisu peale nüüd? Ajan söögiisu peale teistele? Jah. Kartuli praadimisega? No jah. Ahsoo. See tuletas meelde, ma peaks see sibulu ka varsti ära panema, aga ma ei tea, kas just nüüd nagu tavaline tükeldatud toores kartul läheb isu peale. Ma arvan, et kui siia paneks juustu, kui keegi mäletab, vanasti oli, mina olen söönud noorena lapsena üks jagu puhhi ahjupraad oli nimi, puhhi kartuli juustu ahjupraad või mis iganes. Mul oli selline karupoeg puhhi kokaraamat
ja siis ma alati palusin emalt, et palun nüüd ära teeme jälle puhhi-ahju kartuleid ja seal olidki siis sellised kartulilaastukesed, peenemad, siis oli hästi palju juustu, oli tükeldatud viiner, viilutatud, see kõik läks ahju. Oi jumal, kus pärast oli hea süüa. Juust, viiner, kartul, nüüd juust jäi nüüd koju meil. Oleks juustu ka pidanud kaasa võtma, aga tühji ka. Ma täpsustan, poodi jäi. Poodi? Aha, okei. Igatahes, vot see ajaks küll isu peale, mulle. Juurde veel siis tükeldangi neid Oskari viinereid. Need on siis E-vabad ehk säilitusaine vabad, et vahest on nii raske leida poest säilitusaine vabasid vorste, viinereid, nimelt selliseid töödeldud lihatooteid. Aga õnneks siis ikka otsi ja leiab ka. Neid me oleme siin söönud ja suppi sisse pant ja. Jah. Nii, et Oskar, kui sa seda ka vaatad, siis alati oleme valmis teie uusi tooteid ka katsetama siin looduses, et oleme avatud koostööks. Muidugi, ja neid võime ka söögi alla söögi peale süüa. Ja, või siis teised lihatootjad, kui teil on ka midagi samaväärset, siis või üldse midagi sellist, siis andke teada. Mis siin ikka panin kartuli maitseainet ka juba. Ma on ikka veel tahmanina või? Jah, oled küll. Okei. Ja viltune müts on sul ka. No see on juba vana nali. Ikkaajalised vaatajad teavad küll, et mul müts ühti ongi viltu. Juba kaubamärke. Vot siis vinku sisse ja muna läheb ka siia varsti soojeneb. Koorisin ta ära juba. Ja tuleb selline mõnus. Ja ega ikkagi meil on jääsalat läheb ka kõrvale, et ega päris värske vaba ta ei ole. No jah, ju siis ei ole. Mis sa rääkisid? Mina või? No sa ütlesid, et sa panid palju viinerit siia. No, mina ütlesin vastu, et sa isegi potitäiele supile ei pannud nii palju viinerit sisse ära. Aha. Tervet pakki. No võt, siin on nüüd jah Sinna sai vähem. Siin on iga kartuli kohta üks viineritükk. Ja, aga nagu sa ütlesid, mulle meeldib. Sulle meeldib jah, nagu teadsid. 2 muna ka veel ja võt, natuke soojendada. Mis on neist munepraed, nüüd keedu mune praadida. Ja. Ma siin Nikfel tegingi praetud keedu mune, väga hea teha, on ju, et jäi natuke tooreks seest, aga siis ma vaatasin peale keetmist, et lõikasin pooleks ja panin veel panni peale üle praadima ja siis saimegi praetud keedu mune. Väga head olid. Aga need on mitte toored. Vot, preilile siis serveering, siin on jääsalat. Sa kaotasid ühe viineri ära. Aso, ma võin rohkem juba ära kaotada niimoodi. No vot, selline siis vuops, korralik metsaamps pisikese jaoks ka kõhus hea vahelduseks sellist toitu süüa. Ma paneks seda siia ja aitäh. Ja siis läheb see ka. Jah, seda ka peale. Wow. Lõpuks ometi saab süüa. Aha, okei. Näm, head isu. Head isu ega jah. Juustu järgmine kord isegi ka võtta ja siis on täis. Ei ole vaja. Kastmest piisab. Läheb rammuseks. No seda ka võidugi. Mina söön siit otse panni pealt, ega mul ei hakanud kahte mingit kaussi kaasa võtma taldrikute. Saab niimoodi. Mis siis saab? Istusime siin. Nüüd tuleb vist asjad kokku pakkida, jah? Asjad on mul peaaegu koos. Panen need asjad, mis siin sees on, jah. Siis tuleb veel katus ja ahi ja kõik asjad autosse ja selle ma panen kokku. Siin veel kumab, aga peale rohkem ei pane. Ja kuulsime kõik siin suusatamise info ära, muidugi väga aru ei saanud, aga... No vähemalt kostus on ju. Kostub jah, tüps ja kõik muusika ja on juba vist kõik kautasustamised ja kõik tublid on juba finišisse jõudnud ja müts maha kõikide maratoonlaste ees, kes viitsivad ja jaksavad, nii et
tublid olete. No vot, telgitud. Ahah, nojah, see oli jah, magada vist ei saagi täna siin. Siis tuleb minna koju magama. Ikka, ega telkimine ei tähenda kohe võrdusmärki magamisega loodus, muidugi magada loodus alati hea. Eks mina veel kindlasti jõuan siin talvel magada ka looduses, aga noh, Reilile siin öösel ma ei ole nii hästi valmistunud ja varustatud, et teda praegu üle öö siin mugavalt kuidagi telgis ära hoida ja hoolitseda. Selleks ma peaksin olema paremini valmis, jah. Mingisugune voodilahend peaks olema laiem ja pehmem ja nii edasi, aga need välivoodid on nagu päris kitsad ja ega tema enam ei maga selliselt, nagu ta enne magas, et muidu ta oli selili magaja, aga noh, nüüd ei saa ju selili magada väga. Ja siis ta sipleb ka öösiti veel üksjagu ja ei saa, ei hakka, pole mõtet. Ongi hea siin valges nautida ja vaadata ja siis juttu ajada, süüa ja värsket õhku, mida endasse jalutada ja sportlikult toimetada. Noh, toa ikka olla, et nädal algab ja seal oleme me mõlemad lõksus rohkem ja vähem. Nii, aga ega siin midagi, seda asja te juba teate, mis nüüd järgneb, eks ma võtan ahju välja, koogin kõik vaiad ükshaaval välja ja siis käkerdan kokku telgi ja läheb kotti ja kõik asjad kotti ja autosse ja vot, kui ma selle ära teen, siis ühendun jälle. Vot nii. Freedi käis vahepeal tualetis ja tegi väikse ringi jälle. Jaa, mina siin tegin oma... Ja mis sa oled seal teinud? Gümnastika ära. See on palvering. Need metsataarausulised, need jätavad sellised. Tegelikult ma valmistun ka, vaata see aasta ma jõudnud olümpiale, aga järgmine kord vast, et telgi ülespaneku ja kokkupaneku olümpiale esindama. Eestit? Kodu. Eestis on kindlasti paremaid, sinna profiliigasse lähevad mina. Koduliigat esindan. No seal peab ka olema võistlejaid. No vot siin, ega siin midagi, siin natuke veel jahtub, see on juba tegelikult jahtunud, ma panen ta veel sinna kotti ära ja siis lähme autosse ja siis vaatame veel, teeme lehva. Oleks siin ära parkida. Vot nii. No piduritega tuleb natuke veel tööd teha. Jah. Päeva näha. Muidugi. No vot, kuulge, aga mis siis ikka, ma pakin ise ära ja mis ma siin enam ikka näitan, et Preili teeb lõpu. Preili ütleb head aega. Ja oli tore metsas käia jälle vahelduseks telkida natuke päeval. No näed, nii nunju. Sai süüa, sai kõhu täis ja sai kodust välja ja muidu maks kodus istunud või maganud. Ja noh, mis siin ikka veel, võtan ise veel lõppu veel siis seda, subscribe, like, share, kui oled uus, hakka jälgima, kui tahad meid natuke toetada, siis see liituga nupuka on veel endiselt aktiivne ja ta on alati aktiivne, ta jääb aktiivseks, nii et ja sinna tuleb ka edaspidi sisu, et nii, et vot, selline see meie YouTube elu on ja kõik. Kõik, lähme ära kodu. Tšau.